a little bit harder so I can love you more. I'll tell myself right. Oh, I'm gonna try. Ma tegin paar abstraktset guašmaali ja ennäe, žüriist läks läbi. 69. olid esimesed tööd vabariiklikul näitusel. Ja mäletan, esimene vist oligi see guašmaal Liblikas järve kohal. Näitus sai läbi ja siis korraga mu klassijuhataja keskkoolipõõlt helistab, et üks minu hea tuttav tahaks seda maali osta. See on üks selline kirjandusteadlane Max Laosson. Minu jaoks ei öelnud see Max Laossoni nimi mitte tuhkagi. Ja siis klassijuhataja viis mind sinna Max Laossoni juurde, ma vaatan, issand, seinad, kõik käis, raamatu riiuleid ja kõik selline väärikas härrad ja läbi et vaat nii. Ja kingib mulle mingisugune Kuubas külaskäigu raamatu ja kõik kirjutab sisse, kõik Max Laosson. Ja see on kummaline, kuidas, ma olin seal kirjandusringkondades ja igal pool tükk aega seigelnud ja ma ei teadnud, missugune Eesti kirjanduse ja üldse kultuuri jaoks on Max Laossoni negatiivne tähendus. Vaikselt siis hakkas seltsimees Laosson arutama, et palju siis kunstnik ka raha tahab saada. Mina ütlesin palju siis ka, te nagu olete arvestanud seda, sest meist mitte keegi polnud mitte kellelegi ühtegi pilti kuvima. Mul pole õrna aimugi. Tema räägib, et riiklikud ostud, see on sellise dotatsiooniga, et need on kallimad ja tead pikalt seletab tervet seda kunstiostupoliitikat, eks ma siis kuulan ja me oleme just mingisugune 90 rubla Raul Meelile võlga. Ja siis ma ütlesin külmalt 90 rubla. See oli tollel väga suur raha. Ja siis Laosson kratsib kukalt ja ütleb, mõistlik, küllaltki mõistlik hind läheb teise tuppa. Ja siis see samane viimased rublad olid kopika. Lähen siis ma klubisse ja seal istub ohakas ja räägin ohakale, tead, ma müüsin pildi ära. Ja ohakas küsib, palju siis sulle maksti, kas 10 rubla või? Küsisin 90, siis see klient nagu viimaselt andis kopika. 90! Nalliks oled läinud! Tallinna kunstielu. Mis kihtides see koosnes? Mis keskmed selles olid? Tõsi, siis ma olin sõjaväes siis, kui loodi Ank 64 rühmitus. See oli selline, muide selle aasta lõpul tuleb nende näitus kunstihoones. 40 aastat, 50 aastat, kuidas see aeg läheb. Kes Anki kuulusid ja mille poolest see oli uus? Kui me heesi tegime, siis ütleme noorematel kirjameestel oli oluline, et me teeksime midagi teistmoodi, kui on siiamaani tehtud. Ja kunstnikel oli täpselt samuti ilmne nõue, sa pead tegema teisiti, kui on tehtud. Jüri Arrak ikka teeb oma maailma, oma ogapead ja Tõnis Vint teeb oma maailma, oma graafika. Täpselt. Ja ongi niimoodi. Ja tegelikult meie suured eeskujud, ütleme impressionistid, meiegi juba tuli popkunst maailma areenile. Seal on ikkagi iga mees teeb oma maailmas oma pilti. See on äratuntav käekiri, mis sisaldab ka seda samast sisemist maailma, seda tunnetust, kus tunnetad maailma. Ja seda võib peenendada ükskõik kuhu. Kes Anki kuulusid? Tiiu Pallo, Jüri Arrak, Tõnis Vint, Aili Vint, Kristiina Kaasik, Tõnis Laanemaa, kadunud Marju Mutsu, Malle Leis kindlasti, jah. Aga kui suur osa 70. Tallinna kunstielus toimus põranda all, kui suur osa põranda peal? Kui palju oli vastasseisu ametliku kunstipoliitikaga? See oli nüüd liidu kontekstis, oli see äärmiselt naljakas. Ja sõnaga, kui Ank tekkis,
siis nad olid instaüliõpilased. Ja tollel oli selline kirjutamata seadus või et kevad- ja sügisnäitustel saavad ainult instituudi lõpetanud professionaalsed kunstnikud esineda. Niimoodi, et üliõpilasi ei lubatud. Ja minusugust ei lubatud esineda, kes pole kunstiharidust saanud. Aga siis tekkis mingisugune murnang tekkis, kui oli noortenäitus, esimene noortenäitus, kui nad lõpetasid. Ja siis terve hank esines oma töödega. Siis meil oli selline juba, ütleme, Bernstein ja sellised kriitikud, kes suhtes noortesse soosivalt, oli küll täiesti purustavaid selliseid arvustusi, aga samas olid soosivad. Ja siis hakkas mingisugune selline nagu loomulik areng, et leiti, et täiesti normaalne, et kunstnikud teevad selliseid pilte, mis ütleme, kaasaja maailmakunsti kontekst on samaväärsed. Eesti oli nagu oma kunstipoliitikalt täiesti teistsugune kui teistes liiduvabariikides. Venelased imestasid, no kuidas te saate niimoodi elada, kunstnikud, et teil ei ole intriige, kus see oli päris sõbralik pere kõik. Üldse selle Eesti kohta räägiti seda, et see on Sovetski Zapad, see tähendab Nõukogude lääs. See väljendus ka kujutavas kunstis? Ja, kujutavas kunstistas väljendus ikkagi väga tugevalt. Mainisime popkunsti, kuidas see Eestisse jõudis? Kuidas see avaldus? Leningradis oli suur sõber, oli Jevgeni Ruhin. Tänaseks on ta väga traagiliselt surnud. Tema oli geoloog. Ta alustas popkunsti ühe esikujuga Rosenqvistiga, alustas kirjavahetust 60. aastatel. Kirjutas, mulle meeldivad teie tööd, tahaks tuttavaks saada. Ja enne sai vastuse. Ja kui nüüd need enam-vähem juba siin Hruštšovi aeg sai liikuda riikide vahel, siis kapsti ühel päeval oli ta Leningradis, Ruhinil külas. Ja mäletan seda metsikut vaimustust, kui me Ruhini juurde läksime. Seina peal Rosenqvist, Krušenik, tolleaegsed iidolid. Seina ääred täis välismaa katalooge. Vaatad, kõik see, mis toimub mujal maailmas. Ja siis ta alustas oma kunstniku teed kirikumaalia. Kas see Ruhini kirikumaalimine tähendas seda, et ta maalis pühakuid sinna alt? Ei, lihtsalt kirikumaastikku. Maalidele kirikuid. Ma kutsin ette teda juba altari kappidele pühakuid maalimas. Lihtsalt maastikumaal. Aga see oli tema algusperiood ja siis, kui tal nagu silmad lahti läksid ja siis ta ikkagi vahetus oma laadi väga tugevalt. Muide, mul on olemas üks Ruhini originaal. Üks tema esimesi abstraktseid töid, aga allkirja ei ole all. Ja siis ta hakkas väga kiiresti arenema, ütleme, selle tolleaegse, kaasaegse kunsti suunas. Siin öeldakse, et siin Raabini eeskuju olid, Oskar Raabini eeskuju ja seal kellegi teise mõjutused. Aga tegelikult ta oskas võtta väga huvitavaid ideid Tõnis Vindi käest, just oma pildipinna organiseerimiseks. Tema oli meie üks suuremaid sõpru sellest Vene avangardist. Ja üks väga uhke lugu oli, tal oli pulma aastapäev ja siis ta kutsus kokku külalisi. Karvaseid ja sulelisi. Ja sõnaga lendas kokku sinna terve Vene avangard. Jemuhinid, Raabinid, need, kelle oksjoni hinnad on praegu ikkagi sadades tuhandetes dollarites. Samal ajal lendasid kohale kõik saatkonnad Moskvast, Leningradist. Ja siis muidugi meie punt tuli siin. Mäletan, toodi Vene puravikke, selline suur potitäis, kõik selline ussipuru. Mulle tegi sellist nalja, panin kahvli otsa ja jälle läbi ussitanud paraviku ja pistsin kellelegi su proovõi ruske gribõi. Raabini abikaasaga seal sai nii pikka juttu aetud, selline väga elegantne vanaproua ja siis muidugi Ruhin saatis meid ilusti hotelli lõpuks, pani mingisuguse
oli komme ikka viinapudel kaasa. Mäletan, kui Sailiga hommikul mingis väga sünges Leningradi hotellis ärkasime üles, maal oli ja siis nagu muuseas jõime mingisuguse viina. Ja kõige hullem oli see, et selles hotellis lõppes aeg ära ja siis liidu või see mingi kunstnike maja võõraste majja. Aga mina ei mäletanud sellest midagi. Mingisuguse õhtupoolikul ärkan üles, mingisugune nagu haiglapalata, mingisugune pikkade aluspükstega meesterahvas ronib ringi voodite vahel, palju voodid on seal. Ma ei saa mitte tuhkagi aru, mis on juhtunud. Ma mäletan, mingi meeletu hirm valdas. Aga pärast tuli välja, et kõik on jumal normaalne. No see selleks. Mis koht see oli siis? See kunstnike liidu võõrastemaja. Mulle tundus, et Kainer. Ei. See võõrastemaja oli nagu Kainer. Sel tolle ajal olid need pommakad ja need värgid ja joomised ja kõik see. See oli elulaad. See uskumatu elulaad. Kõik käis läbi alkoholi, terved sõpruskonnad ja nad said kokku ikkagi läbi alkoholi. See süsteem ise kasvatas alkohoolikuid. See on ikkagi niimoodi, et Stalini aeg, kui olid mingist viljalõiku, siis toodi veini, seda odavat veini toodi kolhoosnikele joogiks. Sõnaga see vein, see kõik oli niimoodi, et olid sellised kuivaveini automaadid. Mingisugust lased mingid kopikad sisse, 200 grammi kuiva veini. Koktepõllis oli eriti ja väga hea valge vein. Lasid mingis kopika sisse, kohe tuli selle täis. At viiniautomaati ma ei ole näinud. Aga ma olen näinud neid lõhnaõli või kolonni automaate. Ikkagi hommikul läksid sealt automaadi juurest mööda, siis näed jälle, paned mingi kopika sisse, teeb suu lahti ja siis pritsid talle suhu selle värgi. Kõige kergem värk pohmakas lahti saada. Eestis või? Eestis Balti jaama juures ka, aga Venemaal absoluutselt. Tavaliselt kõigil näitustel eelnes žürii. See oli kõigepealt žürii, kellel oli see enesetsensuur või samotsensuura. See valis välja, mis kõlbab, mis ei kõlba. Ja siis oli see keskomitee žürii. See oli selline tädi, selline roosipõld. Nii et me naersime põldroos ja roosipõld. See roosipõld, see oli endine mingisugune trammijuht või aga teinud kõva parteilise karjääri ja tema siis kureeris nagu seda kunsti. Siin ühe pildiga oli eriti tore lugu. See oli väikse Liisi jalutuskäik linnalähedasse metsa. Ja seal, kui see tuli see keskomitee žürii, neid asju, seal ilmselt oli Utt ja siis kõik need Saar ja need asjapulgad. Ja siis seal oli väikene Liisi kollas kleidistirukne paremas nurgas ja siis üks meesterahvas oli seal seljaga nagu põõsaste vahelt paistmas. Ja siis oli keegi seal küsinud, et aga mida see mees seal põõsa taga teeb? Mulle räägiti pärast, et keegi oli poos, eks mine siis pildi teisele poole ja vaata. Ja siis igal juhul mul paluti selle samase pildi pealkiri muuta, mitte väikse Liisi jalutuskäik linnalähedasse metsa, vaid väikese Liisi jalutuskäik oma isaga linnalähedasse metsa. Noor kunstnik muutis pildi pealkirja ja mõni asi. Mis näitus toimus Sakus 73. aastal? Saku näitus oli Nõukogude Liidu kontekstis täiesti erakorraline sündmus. Enam-vähem igaüks pani välja, mida ta tahtis, ilma mingise žüriita. Seal muidugi olid meie sõbrad, olid Jevgeni Ruhhin ja Žutovski ja Soboljev olid kohale sõitnud ja see näitus avati niimoodi, rõdul oli, see oli Saku maaviljeluse instituut ja rõdul oli orkester, mis mängis seal duši ja marsse ja siis ma mäletan, kuidas sellist Žutovski ütles, et meil lastakse sellise näitusest maha, aga teil avatakse puhkpilliorkestriga.
selle tähendus oli, et ta julgustas neid Moskva Leningradi ringkondi ka leidma endale selliseid kohti, mis ei olnud sellised ametlikud kunsti väljanäitamise kohad. Ja siis mäletan, neil oli mingisugune esimene näitus kuskil 70 lõpupoole mingis füüsikainstituudis. Täielikus pärapõrgus seal, ma ei tea, mingiste imelike transpordivahenditega tuli sõita ja täiesti uhke näitus oli üles pandud. Ja siis oli niimoodi, et veel seal näitusel kunstnikud olid nagu giidiks, tulevad külastajad ja siis nad seletavad, miks need pildid on sellised ja mitte teistsugused. Aga hüppame nüüd tagasi Eestisse. Et me jäime sinna Eesti popkunstini, et me nüüd läksime hopsti sealt Leningradi ja mujale, aga kuidas popkunst Eestisse jõudis? No popkunst oli lihtsalt selle maailma, ütleme, see trend või kuidas öelda, ta oli nagu uus sõna. Ja meie kukkusime nagu popkunsti ja hüperrealismi vahepeale. Näiteks mul endal oli päris suured mõjutused ja võib-olla need punakollased postidki tulenevalt just nimelt popkunsti mõttelaadist. Ja siis muide nende kollapunaste postidega, mis mingil varasel perioodil peaaegu mu igal maalil olid. Nendega juhtus selline lugu, et see oli 77. aastal ja Ailil oli seal Vabaduse galeriis oli näitus. Ja mina sellel ajal tegin siin Nõmmel, tegin oma näituse. Ja siis ma paigutasin sellist punaseks, kollaseks maalitud torusid ja igasuguseid imelikke juhkerdisi paigutasin maastiku sisse. Nii et seal juhke avamine oli, Ailil oli kõigepealt linnas näituse avamine ja siis terve seltskond ronis siia. Üks meeldevamad episoode oli see, et kuidas Laapin ütles, et kuule Miiljusele, sa saad minu viimase mingisuguse masinatseeria suurepärase töö, Mati Miiljus. Kui sa nüüd Vintide kaevu ronid, seal hirmus sügav kaev oli siin ja seal loed mulle Ehini lase linnukesel jauratada, just Ehini oli luulekogu tulnud mingisugune mõned ajad tagasi. Aga Miiljus ütles, ei, ma nii madalale ei lasku, ma lähen parem kõrgele, ronissin selle kastani otsa, mis meil siin õues kasvab ja kus on pool tolleaegset Tallinna intelligentsi pidu pidanud ja seal luges Ehinit. Ja parasjagu Aili andis kellelegi raadiointervjuud ja siis fooniks on kuulda, kuidas see foon tuli nii ilusti sinna sisse, et kuidas Miiljus loeb Ehinit. Elasime siin Nõmmel ja siis klubis pidevalt rääkisime, et oi, meil on Nõmmel selline uhke maja, et magamistoa aknast hüppad välja basseini, siis ujud ümber maja ja tuled teiselt poolt välja ja rääkisime igasuguseid fantastilisi asju selle maja kohta, kus me nüüd Nõmmel elame ja siis, kui oli see samane arutlus, et kellele nüüd kaks juba tuntud noort kunstnikku tahavad nagu ateljee pinda saada, et neil on 10 ruutmeetrit, kus nad mõlemad teevad 2-meetriseid pilte, eks ole, umbes niimoodi. Ja siis seal koosolekul keegi oli kähvatanud. No mis neile anda? Neil on ju maja, kus magamistohad. Hüppad basseini, ujud ümber maja ja tuled teiselt poolt välja. Ja loomulikult meil ei antud. Laapin 70-ndatel. Ma olen kuulnud siis lõpusat lugu, et kord ta pani naiseriidet selgeleks. Ei, see olin mina. Mida te siis nagu tõestada tahtsite kahekesi või? Ei, see tegelikult oli niimoodi, et oli selline hommikupoolik suvine imeilus ja see hommikupoolik püüdis kuidagi igavaks tõmmata ja siis mõtlesime, et võiks ikkagi suvi meil teeb akte, et läheks ja viiks uue modelli subile.
ja siis Subi ateljee oli siinsamas Mustamäe all seal, ainult Subid kahjuks ei olnud kodus. Tolts elas seal lähedal ja läksime Toltsi juurde. Ja siis ajasin Toltsile mingist udu, mingi kunstiteadlane pidi see daam olema, mitte modell. Ja siis... Et panid naiseriided selga ja kehastusid saksa kunstiteadlaseks? Jah, Toltsi puhul. Aga see samane Suvi puhul ma pidin modell olema. Aga jah, siis tulime sealt läbi selle metsa tulime tagasi ja siis mingis parmud hakkasid mulle külge lööma. Siis ausalt öeldes viskas üle. Kuidas Laapinil sündis selline tegelas kui nagu Albert Trappež? Mina panin Laapini esimest luulekogu kokku. Maailma kõige hirmsam asi on teise luulekogu kokkupanek. Mõtle, sa pead nad peaaegu pähe õppima. See oli see aeg, kui Volkonski oli Eesti Raamatus luuletoimetaja. 2 siseretsensiooni pidi tulema ja kolleegid luuletajad need siseretsensioonid ikka kirjutasid nii hävitavad. Trappežile, jah. Nii hävitavad, et mingisugust võimalust ei olnud mitte ühegi peatoimetaja juures neid asju läbi suruda. Nii et Volk nuttis, hädaldas. Ega tal pikka pidu seal ei olnud seal. Olen kuulnud, et Tõnis Vint oma kodus korraldas mingisuguseid salongiõhtuid, selliseid Idamaa ainelisi salongiõhtuid, kus siis käisid teised kunstnikud, isegi muusikud käisid seal kohal ja kuulasid midagi. Kas see toimus siis selles siin samas majas või? No siin toimus ka, aga siis tekkisid sellised võimalused, et Tõnis sai korteri pärast instituudi lõpetamist. Minu eest ta töötas piimatoodete kombinaadis kunstnikuna. Seal jagati talle see korter. Seal Mustamäele. Selles korteris hakkasid siis sellised suurepärased Jaapani õhtud toimuma ja kõiksed muud väga huvitavad ettevõtmised. Need kestsid nii kaua, kui Tõnisel juhtus üks igavene jama, üks Itaalia ajakirjanik käis tema juures ja tuli välja, et see oli selline tore kollane ajakirjanik, kes kirjutas oma kodumaal artiklit pealkirjaga Tõnis Vint seksorgiatega nõukogude brutaanliku sellesamase korra vastu. Ja loomulikult pärast seda võeti ta ikkagi KGB väga terase vaatluse alla ja siis oli teine nüanss oli veel, mis tema seda samast olukorda tegi väga keeruliseks tol ajal. See oli see, et Ameerika kultuuriatašee käis visiidil Tallinnasse ja see kultuuriatašee ei läinud ühegi parteimehe juurde, vaid veetis Tõnisse seltsis paar päeva. Selle samase KGB huvi oli erakordne ikkagi üks must auto Volga oli ühel pool ja teine teisel pool maja ja üldiselt see pikk lugu on. Aga see oli selline aeg, et see kammits nagu pidi olema kõigil. Kui palju oli teil kokkupuuteid selliste vanade klassikutega nagu Evald Okas, Alo Hoidre, Richard Kaljo? No ega Evald Okas klubis ei käinud, ta käis ainult siis, kui ta oli tähtpäev. Evald Okas oli Aili õpetaja ja Okaga ma ükskord nüüd ikkagi 10 aastat tagasi mingi sündmuse puhul pikalt rääkisin ja ma olin hämmastunud, kuivõrd hea mälu tal oli ja proua Sagrits näitas mulle Okka neid samaseid sõjaaegseid joonistusi. Ja see üks on meelde jätnud, kuidas Vene see soldati müts oli ja kuidas rott selle mütsiga kuidagi väga agressiivselt askeldas. Väga hea joonistus oli.
nii et noortel vihastel meestel ei olnud siis mingisugust põhimõttelist konflikti sotsialistliku realismi klassikutega? Ei olnud. Muidugi oli niimoodi, et oli mingisugune ütleme see Insta perioodil ja pärast seda Instat oli nagu mingisugune põlgus selle eelmise põlvkonna kohta või põlvkonna vastu. Kaljoga oli niimoodi, et klubis tutvustati mind Kaljole ja öeldi, et sa tuttavaks on Tõnis Vindi vend. Ja see oli, minu jaoks oli see igavesti suur jama. Kui lähen klubisse, kõik ütlevad, see on Tõnis Vindi vend. No mis kuradi vend ma olen? Ma tahtsin ise midagi olla. Ja eks selle pärast ma siis rassisin ja pingutasin ja... Eelmisel aastal said sa presidendilt Valge Tähe 3. klassi ordeni. Kus sa seda juba kandnud oled ja kus seda üldse kanda saab? See on nii naljakas küsimus. Kas mingi reglement anti ka kaasa? Jaa, seal on täitsa paberid ja kõik ja lähed presidendi vastuvõtule ja paned kaela. Sinna ma ei lähe, sest on sinna kutsutudki ja pole ikkagi läinud. See eelmine aasta panin sünnipäeval selle kaela. Et sünnipäeval võib? Jaa, sünnipäeval võib. Aili pani oma ordeni rinda, minul oli kangem orden kui Ailil. Küll ta oli kade mu peale. No kõik saab kaela riputada ja suurem ka. Ja ma ei tea, ma ei suhtu igasugustes sellistesse asjades väga, väga tõsiselt ja võib-olla on selle põhjuseks see, et kunstnik peab alati millegiga opositsioonis olema. Eelkõige riigiga ja samas kunstipoliitikaga. Ühesõnaga, see meie noorus või see kõige parem iga möödus niimoodi, et sa kogu aeg olid millegiga opositsioonis. Sa ei sallinud seda, kes sind juhivad ja sa ei tahtnud nendele kaasa lauda. Just a little bit